Nii, kas te näete slaide või te ei näe slaid? Näete? Oh, super. Nii, aga siis alustame ja kui keegi liitub, siis ta liitub. Tere tulemast siis hanke infotunnile. Täna räägime teenustandarditest kehtestatud nõuetele vastavate noortevaldkonna teenuste testimise hankest, mis me siis kuulutame välja 3 piirkonnas. Nendest kohe lähemalt ka. Tegemist on siis nii-öelda ESF-i projektiga ehk siis Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi noorsootöömeetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks ja need staatuses noortele tugimeetmete pakkumise raames tehtavate tegevustega. Nii. Programmi eesmärk, see, millest ma just rääkisin, on siis kujundada ühtne arusaam noorsootöö ning huvihariduse ja tegevuse teenuste kvaliteedist ja erinevate osapoolte rollidest ja vastutusest. Ja hästi oluline eesmärk on ka siis see, et kvaliteetsed teenused oleksid noortele piirkondlikult kättesaadavamad ehk ükskõik millises piirkonnas noor elab ja tegutseb, et tal oleks võimalik saada osa siis kvaliteetsetest teenustest. Ja kuidas me oleme täna siis siia jõudnud selle hankeni, on see, et kõigepealt siis selle piirkonna omavalitsus, kus me siis täna soovime leida teenusepakkujaid, kes hakkaksid standardid testima, et kõigepealt siis see omavalitsus on läbi viinud noortevaldkonna korraldamise kvaliteedi hindamise. Läbi kvaliteedi hindamise on ta siis näinud, milline noortevaldkonna teenus siis selles konkreetses piirkonnas on halvemas olukorras. Harno ja Tallinna Ülikooli koostöös on siis sündinud kvaliteedijuhtimise koolitusprogramm, kus KOV meeskond saab osaleda, mille nimi on kvaliteetsed noortevaldkonna teenused ja koolitusprogrammi käigus siis õpitakse erinevad kvaliteedijuhtimise tööriistu ja selle lõpuks siis valmib omavalitsuse poolt sellele ühele noortevaldkonna teenusele teenusstandard ehk siis omavalitsus paneb siis enda dokumenti kirja, millisele tasemele ja mis nõuetele peab siis see konkreetne noortele pakutav teenus nende omavalitsuses vastama. Nii, ma siin see sisse. Ja koolitusprogrammi järgselt siis, kui need standardid on valmis, siis praegu me siin olemegi, et need 3 omavalitsust on oma standardid loonud ja nüüd algab siis standardite testimine, mille jaoks me siis otsimegi selle konkreetse hankega teenusepakkujaid. Ja testimine siis toimub 24-kuulise perioodi jooksul. Ma ütlen neile, kes tulid nüüd juurde, et selle salvestuse ja need slaidid me paneme ka riigihangete registrisse selle hanke juurde, et kui soovite ka seda algust kuulata, et siis saab sealt pärast järgi kuulata. Ja ütlen kohe ka seda, et kui teil tekib selle esitluse ajal küsimusi, siis mina neile siin esitluse ajal kahjuks vastata ei saa, et pange need endale kirja ja sisestage need pärast sinna riigihangete registrisse, et siis me vastame neile läbi selle riigihangete registri, et sellisel juhul näevad ka teised neid küsimusi, mis te olete küsimused ja saavad sealt ka võib-olla abi. Nii, hankega seotud tegevuse eesmärk on omavalitsuste poolt loodud teenustandarditele vastavate noortevaldkonna teenuste testimine ehk siis suurendada kohaliku tasandi noortevaldkonna teenusepakkujate võimekust kvaliteedi tagamisel ja tõsta siis ka noorte osalust. Nii, milles see testimine siis täpsemalt seisneb, et teenustandardite testimine, millest me siis räägime, toimub 2 osas. Esimese osaks on see, et toimuvad parendustegevused ehk kui omavalitsus on teinud kvaliteedi hindamisega selgeks, milline teenus on neil halvemas seisus ja on loonud siis selline standardi ehk pannud siis kirja nõuded, millele see teenus nende piirkonnas peab vastama, siis esimese sammuna on kõigepealt vaja siis see teenus standardile vastavaks arendada ja see on siis teenuse standardi testimise esimene osa ja teine osa on siis selle teenuse, mis standardile vastab, noortele pakkumine. Ja see kõik toimub 24 kuud, ehk siis arvestuslikult võib mõelda, et 1 aasta parendustegevusteks, 2 aasta rakendamiseks, aga tegelikult see oleneb konkreetsest standardist. Ja oluline osa siis selle testimise juures on noorte osaluskordade lugemine, ehk siis see on üks indikaator,
selles programmis, millega me näitame, et me oleme oma eesmärki saavutanud ja noorte osaluskordade arv, mis me oleme siis minimaalselt igale piirkonnale ette pannud, on siis 80% piirkonna noorte arvust, mis on võetud siis 2024. aasta seisuga ja see on lisas 3 on see noorte arv ka kirjas hankedokumentides, siis lisas 3. Ja nagu te siit ka näete, siis Järve valla piirkonnas peab siis 2 aasta pärast olema osalenud nii parendustegevustes kui ka siis kvaliteetses teenuses endas vähemalt 1540 korda. Tori vallas peaks noored osalema vähemalt 2360 korda ja Jõelähtme vallas siis vähemalt 1390 korda. Siinkohal juhin tähelepanu, et tegemist on osaluskorraga, et ei ole vaja lugeda unikaalseid noori, ehk siis kui Mari osaleb 10 korda mingis tegevuses, siis Mari läheb ka 10 korda kirja. Ehk siis ei pea võib-olla niivõrd ära ehmuma nendest numbritest, vaid võidki mõelda, et kui ikkagi noored osalevad pidevalt ja püsivalt kuskil, et siis need osaluskorrad on võimalik ka täis saada. Ja ütlen siinkohal kohe ka ära, et kui te panete oma hankedokumente kokku ja peate tegevuskavast tooma osaluskorrad välja, siis need ei saa olla, see summa ei saa olla väiksem kui see minimaalne, mis on siin välja toodud. Nagu ma ütlesin, siis hange on jaotatud 3 osaks ja pakkumuse võib siis iga pakkuja teha kas ühele hankeosale või võib ka teha kõigile või mitmele hankeosale. Ja hetkel on siis meie hankeosad Järve valla piirkond, Tori valla piirkond ja Jõelähtme valla piirkond. Ja siin on ka siis näha need standardid, mis on koostatud. Järva vald siis koostas endale mitteformaalõppe noortele standardi, Tori vald avatud noorsootöö standardi ja Jõelähtme vald 13+ noorte kaasamise teenuse standardi. Ja need standardid te leiate ka hankedokumentide juurest. Ja siin on küll kirjas eeldatav maksumus, aga see maksumus on üsnagi kindel meie poolt ette antud. Järve valla piirkonnas on siis standardi testimise jaoks nii parendustegevuste kui ka siis teenuse pakkumise jaoks 28 000 eurot ette nähtud. Tori valla piirkonda 42 800 ja Jõelähtme valla piirkonda 25 200. Ja need summad on kujunenud taaskord siis noorte arvu pealt. Ja hankes aktsepteeritakse siis teenuse parendamise ja elluviimise ja pakkumisega seotud kulusid ja siis välja arvatud, et me ei soovi näha tegevuskavas siis ühekordseid sündmuseid, mis on käsitletavad ühekordsete sündmustena. Kui te peate kutsuma noored kokku mingi koostöökohtumisele või esmasele ajurünnakule, siis seda me ei käsitle ühekordse sündmusena, aga Halloweeni peod või sellised jõulupeod, et need küll mitte. Siis kinnisvara omandamise, ehitamise, remondi ja renoveerimisega seotud kulud, tegevused, mis on viidud ellu enne pakkumuste esitamist, asutuse eelarvelised põhikulud, ehk siis ei saa hakata katma neid kulusid, mis asutusel niikuinii juba eelarves on, ja sõidukite soetamise ja rentimisega seotud kulusid ehk suhteliselt klassikaline nimekiri. Pakkujateks me siis ootame teenusepakkujaid, kelle all me peame siis silmas noortevaldkonna teenuseid pakkuvaid kas munitsipaaltegijaid, era- või siis kolmanda sektori organisatsioone või asutusi. Ja pakkuja ei saa olla kohalik omavalitsus ja teenusepakkujad siis tõesti on näiteks, võivad olla kohaliku omavalitsuse allasutused, näiteks noortekeskused, huvikoolid, huvitegevust pakkuvad MTÜ-d või mingid sihtasutused, kui sellised on olemas. Et need on siis kõik, kes noorte valdkonnas tegutsevad, ongi noorte valdkonna teenusepakkujad. Ja pakkujaks võib siis olla teenusepakkuja üksi või võib olla ka mitu teenusepakkujat ühispakkujatena. Üks nõue, mis meil siis on selle hankega, on see, et hankedokumendis peab näitama, et siis sellesse meeskonda, kes hakkab seda standardit testima, on kaasatud vähemalt üks siis nii-öelda noortevaldkonna spetsialist, kellel on siis, kes peab vastama 2 tingimusele, et tal on kas noorsootööalane kõrgharidus või vähemalt tase 5 või 6 ja sellega samaväärne kutse. Ja siis tal peab olema vähemalt 1 aasta pikkune noortevaldkonnas tegutsemise kogemus.
ja nõue on siis, et on kaasatud vähemalt üks spetsialist, kuid hiljem ma räägin ka, et mis need hindamispunktid on, et kui on rohkem spetsialiste kaasatud, siis selle eest saab rohkem väärtuspunkte. Aga siinkohal ütlen ka, et kirja panna tasubki tõesti ainult need inimesed selle kaasatud spetsialisti alla, kes vastavad nendele 2 tingimustele, et kui on teada, et inimene tegelikult ühele või teisele ei vasta, et siis ei ole teda mõtet ka kirja panna siia sellesse konkreetsesse ossa. Meeskonda võib muidugi kaasata kõiki inimesi, keda te tunnete, et selles, kas seal kohalikus piirkonnas või siis teie asutuses seal meeskonnas olema peaks. Pakkumuse koosseisus peab siis esitama avalduse, pakkuja põhikirja või põhimääruse koopia, kaasatud spetsialisti info, et siis tema CV ja siis tema kinnitus, et ta on teadlik ja nõus sellega, et ta on siia teie meeskonda kaasa haaratud. Peab olema siis testimise tegevuskava koos eelarve ja osaluskordade prognoosiga ja volikiri siis sellele pakkumuse esitajale ehk siis allkirjastajale, kui ta ei ole selle konkreetse pakkuja, organisatsiooni või asutuse allkirjaõiguslik isik. Ja vajadusel siis, kui on plaan teha ühispakkumist, et siis ka ühispakkujate volikiri. Ja nagu ka varem öeldud, siis pakkumuse võib teha ühe hanke osa kohta või ka iga hanke osa kohta või siis mitme hanke osa kohta, et kuidas parasjagu tunne on ja pakkumise võib teha siis üks teenusepakkuja üksi või mitu teenusepakkujat siis ühispakkumusena. Juhul, kui ühele osale tuleb rohkem kui üks pakkumus, siis me hakkame ka pakkumusi hindama. Ja me hindame siis esiteks meeskonna kaasatud eelnevalt siis välja toodud nii-öelda noorte valdkonna spetsialistide arvu. Et kui on rohkem kui üks ehk on 2 spetsialisti, siis saab 20 punkti, kui on 3, siis 30 ja kui on 4–5 või rohkem, et siis on 40 punkti võimalik siit saada endale lisaks. Ja siis me hindame ka tegevuskava vastavust teenusstandardis seatud nõuete saavutamisele. Ehk siis siit siis saate ka lugeda, need on ka välja toodud hankedokumentides, et mille alusel me anname siis kas 60 punkti, 30 punkti või 10 punkti ja 60 punkti siis, kui tegevuskavast on väga hästi aru saada, et kuidas siis selle eesmärkide saavutamiseni jõutakse ja on ka aru saadav, et nendeni tõesti jõutakse ja 10 punkti siis, kui sellest kõigest üldse pole väga aru saada ja siis 30 on seal vahepeal. Ja pakkumuse edukaks tunnistamine on siis see pakkuja, kes on saanud enim väärtuspunkte. Kui ongi ühel osale teinud 2 või 3 pakkujat pakkumuse ja nad saavad võrdse arvu väärtuspunkte, siis saab edukaks see, kes on noortevaldkonnas kauem tegutsenud ja kui ikka veel jäävad pakkumused võrdseks, ehk siis võetakse juba liisu heitmise teel tunnistatakse pakkumus edukaks. Ja pakkumuse esitamise tähtaeg on 22. detsember 2025 kell 10. Eelduslikult me saame anda vastused, kas pakkumus on vastu võetud jaanuaris 2026 ja loodetavasti läheb kõik väga kiiresti ka lepingute sõlmimisega ja me saame need tehtud juba veebruaris 2026, mis tähendab seda, et testimise periood toimub siis veebruarist 2026 kuni veebruarini 2028. Ja ongi kõik. Nagu öeldud, siis selle salvestuse me paneme riigihangete registrisse. Et sealt saab seda siis järgi vaadata. Kui on huvi, kui midagi meelde jäänud, siis paneme ka need slaidid riigihangete registrisse, et saab neid sealt üle vaadata. Ja kui on küsimusi, siis saab ka sinna riigihangete registrisse selle küsimuse kirja panna ja me vastame kiirelt, et saate oma küsimusele vastuse ja ka teised saavad siis teiste küsimusi sealt vaadata ja vastuseid ja saavad sellest loodetavasti abi. Nii et aitäh teile, et te tulite. Loodan, et teete pakkumuse ja tulete meile standardeid testima. Head aega!